Tere, hea vaataja, Elurikas Türi lehe jälgija. Alustame siin kevadpealinnas ja uuel tärkamise ajal midagi uut oma YouTube'i kanaliga ja vestlustega. Sellised mõnusad 20–30 minutilised klipid koos erinevate ekspertidega erinevatest teemadest, mis on tõusnud siin esimese kvartaliga aastal 2025 päevakorda. Tänaseks esimeseks külaliseks on Triin Rumm. Ja tere Kertu, tere Elurikas Türi. Tore siin Türil olla. Mõnus siuke rohelus juba tärkab, linnulaul, ilus loodus. Me oleme Triinuga siin, et tegelikult jätkata Elurikas Türi üritustega siis aprilli lõpus. Ja Triin on üks lugupeetud osaline, esineja ja arutelul osaleja paneeldiskussioonis. Ta on pikaaegse kommunikatsiooni taustaga. Meil kõigil inimestena on üks roll ja üks olemise viis, kuidas me olime lapsepõlves. Kes me olime, millised me olime. Ja siis ühel hetkel midagi juhtub, midagi muutub, me saame täiskasvanuks. Ja ma arvan, et minul ja Triinul on olnud üks väga ilus seos. Ja praegu siin Türil oma kunagise väikse koolimaja ees ka olles ja seda vaadates meenub mulle ka Triinu jagamisest, et olid ka kooli ajal noorena selline küllaltki tagasihoidlik, kes ei soovinud avalikult sõna võtta, klassi ees esineda, oma häält kuuldavaks teha, aga ometi oled olnud 10 aastat kommunikatsiooni valdkonnas, teinud karjääri, nüüd kõneled, kirjutad, et kuidas see muutus sinu sees on inimesena toimunud? Hea küsimus. Et tõepoolest, eks on niimoodi, et kui me kasvame, et siis võib-olla me oleme väga palju sõltuvad sellest, et mida teised meist arvavad. Mõni inimene rohkem, mõni vähem, aga eks ta on ka selline ellujäämise instinkt. Et ma arvan, et see tuleb juba sellisest aegadest ammusest, et kui inimesed olid kütid ja korilased, et siis kui sa tegid midagi sellist, mida siis seal hõimus heaks ei arvatud, et siis põhimõtteliselt võis su saatus olla päris hukatuslik. Ja see on kuidagi meil alateadvuses sees ja lapsena eks me ju õpime seda ka, et kuidas käituda nii, et ümber inimesed oleksid rahul ja võib-olla siis sa niimoodi õpid enda häält mingis osas alla suruma. Ja see oli hea küsimus, et ma olen ometi kommunikatsioonis töötanud pikalt, aga samas võib-olla ka mingisugustes ettevõtetes või organisatsioonides on nii, et ei olegi hea, kui keegi liiga palju küsib. Et kuigi, vähemalt praegu ma saan aru sellest, et iga inimese puhul, et kui ta esineb, et siis niisugune oskuslik silm saab aru, et kas ta räägib mingit õpitud teksti või see on siis see selline nagu sisemine tarkus, mida ta päriselt tahab jagada. Just. Sa tõid väga palju huvitavaid punkte välja ja ma siinkohal vaatajale või kuulajale mainin, et meie vestlus pole kuidagi klassikaliselt üles ehitatud nagu ajakirjaniku ja intervjueeritava vormis, vaid sünnib siin hetkes koha peal. Ja tegelikult sina, kes sa vaatad, oled selles mingis mõttes osaline, et me räägime seda siin Türi jaoks ja selle liikumise jaoks, mis on täna rahva tasandilt alanud. Ehk kuidas veel paremini rohujuurena liikuda, teha kommunikatsiooni, teha koostööd väärtuste nimel, mis on sisemiselt olulised. Võib-olla see on meie tänane siuke kest ja ümbris, millest me arutleme, aga sa tõid oma minevikust sellise ilusa mõtte, et visatakse karjast välja, kui hakkan kuidagi teistmoodi mõtlema või kaasa rääkima ja samal ajal olen just välja kirjutanud sellise hea tsitaadi, et kodaniku esimene vastutus on esitada küsimusi autoriteedile, üldse võimule, süsteemile ja selle on siis öelnud Benjamin Franklin,
et kas pole huvitav, et me oleme kasvanud niimoodi, et väga suur hulk inimesi on surunud oma häält alla, oma arvamuse ütlemist alla, teinud ennast pisemaks ja ometi see on kodaniku üks kõige olulisemaid ülesandeid. Jah, eks ta muidugi ju nii on, et meil on demokraatia, mis ju tähendab, on ju rahvavõimu, aga võib-olla see ongi seesama koht, mis sa ütlesid, et me peame saama täiskasvanuks ja et eks igal inimesel tuleb see küpsemine võib-olla erineval hetkel, aga mingis mõttes selle küpsemise väga oluline osa minu meelest on vastutuse võtmine ja vastutus tähendab ka seda, et justkui püüad aru saada võib-olla minevikust ja vaadata, et kas on seal mingisuguseid paralleele, mingisuguseid selliseid sarnasusi, mis võivad anda infot selle kohta, et kui me otsustame nii, mis saab tulevikus ja mis on siis see tulevik, et kuhu poole me kõik siis teel oleme ja kas me soovime just selles suunas liikuda. Ja selleks, et midagi saaks otsustada või et me saaksime inimestena rahva tasandil üleüldse otsustusprotsessides osaleda, on A ja O kommunikatsioon, kaasav kommunikatsioon või siis koostöö, ühised arutelud ja too enda tähendus kommunikatsioonist kuidagi lihtsalt ja selgelt. No kui ma ütlesin, et meie ühiskond on ju demokraatlik kord, et siis tegelikult ju kuidas sa paned inimesed, Eestis meid on natuke üle miljoni, on ju, et kuidas sa paned siis need inimesed kuidagi nagu ühtemoodi käituma, et kui sa ei kasuta jõudu, on ju. Et eks ta siis ju ongi nii, et me peame kommunikeerima, me peame saama mingisugustest asjadest ühtemoodi aru ja kui me saame nendest asjadest ühtemoodi aru, siis ja meie väärtused on samad, siis me läheme nagu ühes suunas. Aga kui me mõtleme tagasi, et kuidas üldse kommunikatsioon on toimunud ja mis on juhtunud nüüd tehnoloogia arenguga, ütleme siis alates 2000, on ju. Et siis ta on tegelikult aidanudki kaasa sellele, et Elurikas Türi, teised vabaühendused, et nad saavad niimoodi rohujuure tasandil tegelikult niimoodi tärgata ja siis ka võib-olla ühendada siis seda kogukonda siin nagu samade väärtuste põhjal. Aga ütleme, et ma ei tea, 30 aastat tagasi oleks olnud väga keeruline, sellepärast, et siis oli kommunikatsioon ikkagi suhteliselt niimoodi, et massimeediast, ühest allikast paljudele, see ei olnud kaasav, on ju. Ja see siis väga palju on ju nagu vormis seda, et mida inimesed mingist asjast arvavad ja samas ka, et kui palju üldse siis nendel nii-öelda seda võimu on või võimalusi midagi muuta. Aga mul on üks hea selline metafoor, mis ei... Ma ütlen sulle vähemalt, mul tuli see, et ma praegu esmakordselt hakkasin vaatlema, et kommunikatsioon, ja kui sa rääkisid vanasti, sõnaga kattub nii sarnaselt sõnaga kommunism. Kommunikatsioon, et kuidas siin kunagi sa ei saanudki vabalt väljendada ennast üldse ja ajaloos seda ongi nii palju, et me ei olegi saanud ja me ei ole tohtinud öelda välja, mida me mõtleme ja sellest on nii palju jätkuvalt sellist blokeeringut inimeste peal. Aga ma lihtsalt huvitav, et mulle alati meeldib eesti keele sõnu nii-öelda mõtiskleda ja vaadata, mis seal kõlavad läbi ja ja jälle teisipidi võib ju küsida, et miks ei tohtinud, on ju et oli väga suur hirm, ma ei tea, vangistuse või veel hullema ees, on ju. Aga samas lõpuks igaüks ise nagu paneb endal suu lukku, on ju. Jah, väga hea, see läheb vastutusega kokku. Aga räägi edasi oma näidet. Et üks selline, minu meelest selline hea kommunikatsiooni rolli, üks selline metafoor, ja ma ei saa võtta au endale, et see tegelikult, mina lugesin seda siis Jordan Hall, üks selline huvitav mõtleja, et tema ühest esseest ja põhimõtteliselt siis saab seda selgitada nii, et kui me mõtleme, et on üks paat ja võtame, et ta oleks natukene erilisem paat, ehk siis selline kanu ja kanuuga sõidetakse on ju sellise ühe aeruga
ja kui sa lähed üksinda sinna kanuusse ja võtad selle aeru, isegi kui sa ei ole varem sellega sõitnud, et siis natuke läheb aega, niimoodi kogemuse käigus õpid ja sa saad sellega hakkama. Ja saad ise otsustada, kuhu sa siis selle kanuuga parasjagu teel oled, ei taha sinna minna, pöörad ringi, nii edasi. Tuleb teine inimene sinna kanuusse, siis läheb juba natukene raskemaks, natuke see kanuu niimoodi hakkab seal kõikuma, võib ka ümber käia, kui ei tule sellist üksmeelt või koostööd. Aga enamasti 2 inimesega kaasa ei ole veel nii keeruline, saab kuidagi räägitud. Aga kui näiteks võtame, et on selline 8 inimest juba seal kanuus ja kui me räägime endiselt sellisest kanuust, kus igal ühel on see üks aer, et kuidas nüüd siis see kanuu läheb selles ühes suunas ja kõik nagu koostöiselt, Mida paremini see koostöö seal sujub, seda kiiremini nad selles suunas saavad minna. Kui koostööd ei ole, siis see kanuu nagu paigast ei liigu, Ja enamasti on siis tarvis, et ikkagi selle kanuus oleks ka näiteks tüürimees, kes on siis see, kes juhib seda kanuud, ise ei aeruta ja ütleb ka siis seda rütmi, Ja nii ta saab liikuda, aga see eeldab seda, et kõik on nõus, et see üks inimene on see juht, me kuulame teda, ja kui me kommunikatsioonist räägime, et me peame ka aru saama, mida ta ütleb, mil viisil ta seda rütmi loeb. Ja kui nüüd näiteks seal kanuus juhtub midagi sellist, et ütleme, et see inimene, kes seal kõige eesotsas on, et tema näeb esimesena, et on ees ootamas üks kuristik ja näiteks ütleb teistele, et kulge, stopp, et pöörame ringi, et ees ootab mingisugune oht, et siis, et kui, ütleme, arvatakse, et see tüürimees teab paremini näiteks, et siis arutatakse edasi. Aga siis on nii, et ütleme, et kui see on 8 inimest, et kui juba 4 hakkab kuidagi nagu uskuma seda sõnumit, mis sealt tuleb või võtab nii-öelda selle hoiatuse omaks, siis nad juba saavad võib-olla hakata nii-öelda vastu arutama ja kommunikatsiooni abil näiteks, et veenda siis ka neid teisi ja arutavad siis nii-öelda muudavad seda suunda ja arutavad kõik võib-olla selles teises suunas, mis enam nii ohtlik ei ole. Hästi huvitav näide, mul kohe siin mitu peegeldust. Esimene selline, et aprillis ju hakkab Türil aerutamise siuke hooaeg pihta, sellepärast, et Pärnu jõgi, suur vesi ja kohe minna seda praktikasse panema. Aga esimene mõte, mis mul tekkis, on see, et kuidas sa paned nüüd sinna ühte paati selle, mis meie Türil oleme justkui alustanud, soovinud teha, eriti läbi siis tuulikutööstuste nii-öelda teistmoodi strateegia valimised, mitte vastandumine, vaid loomine ja koostöö. Aga nüüd panna ühte paati kohalik omavalitsus või volikogu, kohalik esindus, vabaühendused, elurikas Türi, üksikindiviidid. Ja samal ajal seal paadis on ka tegelikult riik, kus tulevad KOV-ile kõik need suunised, seadusandlus. Et kas see üldse on võimalik? Ja võib-olla see on ka meie üks aprilli lõpu sündmuse üks teema. Me ei peagi seda suurt kogu siin praegu täielikult vastama, aga kas sul tekib mingeid mõtteid? Vaata, hästi palju ju nagu inimeste tegutsemist mõjutab see, mis on nende vajadus ja mis on nende huvid. Ja mulle vähemalt tundub nii, et ütleme, kohalike inimeste osas on võib-olla nagu see vajadus siis aru saada või et on nagu juba päris suur. Kuna siia lähedusse siis on planeeritud on ju erinevad siis tuuletööstused. Teen kiirelt, mina sõin siis rahvaalgatuse allkirjad ära tuuletööstuse planeeringute peatamisest ja kohalikust mõtestamisest. Kõigepealt tahaks tänada Türi raamatukogused, kes lubasid allkirju seal korjata ja siis ka aktiivseid kodanikke, eriti Kädvakülast ja Kabalast. Ja kokku saime siis 918 allkirja, 200 füüsiliselt, 718 digitaalselt, ütleme, et ümardame 900 peale. Ja mis ma nagu lisaks on see, et me oleme siis 2,5 kuu jooksul ka teinud 3 üritust ja eelmine nendest oli üleeile Paides, Järva maakonnas rahvakoosolek
kus kohal oli päris ikkagi nagu tipptegijaid, erinevate valdade volikogude juhte ja see oli küll üsna intensiivne, aga informatsiooni oli väga palju seal. Et ma soovitaksin vaadata järele kas või selle ümarlaua, tegelikult ettekanded olid ka väga head, et koguda seda informatsiooni, erinevaid vaateid, et see muud moodi on raske seda otsust teha. Ja ma viskaks ka õhku selle, et ma ei tea, kuidas teil siin see käib, aga viskaks lihtsalt võimalusena õhku, et kui te soovite volikoguna näiteks teha mingisuguse arutelu enne aprilli istungit, siis meie laiendatud seltskonnaga, kes me oleme siin umbes 3 kuud sellega tegelenud, selle teemaga, mitte siis lihtsalt MTÜ-rikust Türi, aga inimesed, kes on umbes 3 kuud selles teemas sees olnud, siis me hea meelega osaleks ja aitaks vähemalt vastuseid leida, sest muidu peabki, liiga hästi palju informatsiooni on raske seda ise kõike üles otsida. Et kui see peaks sobima, siis me hea meelega aitaks. Selge. Aga annan allkirjadele. Nii, aitäh. Aitäh. Ja kohalike omavalitsuste osas on kindlasti praegu see, et sügisel on ju kohalike omavalitsuste valimised. Ehk siis, et see tegelikult, mingis mõttes nagu see ajastus on alati kommunikatsiooni osas hästi oluline, et mõista seda konteksti ja jällegi, et nende huvi on ju ka see, et saada siis kohaliku elanikkonnaga dialoogi pidada, sest et muidu vastasel juhul võib-olla need valimised ei lähe niimoodi soovitud suunas ja samas need projektid on ju pikaajalised, et ja kui seda ei saavutata, siis mis tegelikult praegu taustal toimub, rahva liikumine on olnud meeletu, seda võimaldab digitaalne keskkond nimega Facebook on ja millist koondumist, millist organiseerumist see keskkond täna võimaldab, siis väga paljud, ma näen erinevates piirkondades on valinud selle, aga et me loome oma valitsusi, saame Eestis 10 000 inimest kokku ja hakkame oma valitsust looma ja võtnud sellise väga tugeva jõu, et täielikult uut moodi üles ehitada see meie maa, Eestimaa kord on ju. Et siin võibki minna praegu nii huvitavaid liikumisi nagu lahti, mida me pole veel üldse näinudki. Ja aga jah, seesama kanuu näide või arutamise näide, et mida rohkem on inimesi, seda keerulisem on tegelikult neid kommunikatsiooni abil üheselt panna liikuma, eriti tänapäeval, kuna ongi neid infoallikaid on nii palju, et siis võib-olla on üks mingisugune eesmärk, aga varasemalt olen näinud ka seda, et kuidas ka sellised nii-öelda kodanikuühendused, et lõpuks lähevad laiali, sellepärast, et ikkagi tekib seal nii-öelda ajapikku mingisuguseid selliseid vastandumisi või tuleb seal on ju inimlik egomängu või kes ei saa enda sellist ma ei tea, tahtmist kuidagi läbi suruda, et lihtsalt nagu see on, kuidas nagu süsteemid toimivad, kuidas inimesed toimivad, kuidas see inimloomus on. Ja samas siis üks asi on ju, millest ma tahtsin ka rääkida natukene, võib-olla on selline üks kommunikatsioonivõte, et neid kommunikatsioonivõtteid on väga palju erinevaid, alates, ma ei tea, huumorist, visuaalide kasutamisest, metafooridest, nii edasi, aga siis selline võte, mida nimetatakse raamistamiseks. Ja see raamistamine tähendab siis seda, et ei avaldata täit infot. Ja samas, et kas ta on siis tahtlik, võtame näiteks sellise kommunikatsiooni näite, et ütleme, et siin Elurikas Türi tehakse kodanike seas mingisugune uuring ja siis ütleme, et Türi vald on siis selle nii-öelda uuringu läbiviija või tellija ja neil on mingi eesmärk, et miks nad tahtsid seda uuringut teha. Ja uuringust tuleb siis erinevaid andmeid välja ja tuleb ka see, mis siis nende seda eesmärki täidab näiteks. Ja nad näiteks teevad pressiteate või nad siis räägivad sellest, et mis see uuring oli, aga nad mingi osa jätavad ütlemata. Et see on tegelikult siis raamistamine, et nii-öelda me näitame mingit teatud seda osa. Ja tegelikult
no meie ka siin võime ütelda, et selles mõttes, et me kogu aeg inimesed tegelevad raamistamisega ka sotsiaalmeediasse sisu luues, et hea vaataja, kes sa seal oled, et sa näed, on ju seda 30 minutit meie vestlusest, aga sa võib-olla ei näe seda, mis oli enne seda vestlust, mis toimub pärast seda ja sellist suuremat tausta on ju ei tea. Aga jällegi, et iga asja puhul nagu kuidas me saame mingisugustest asjadest aru, et mida rohkem tuleb seda konteksti, seda suuremaks läheb meie see mõistmine, mida suuremaks läheb see mõistmine, et siis võib ka tingida selle, et me teeme täitsa nagu kardinaalseid mingisuguseid muudatusi enda maailmavaates võib-olla on ju. Siit kuidagi huvitavalt läbi sinu jutu tekkis mul lausa visuaalselt selline arusaam, et sa ütlesid ka, et mida suuremaks läheb see infotulv, on ju, et sest me raamistame, meie raam kasvab, infot järjest rohkem, siis ma tunnen, et samal ajal võrsub meie seest, meie südamest. Näeme me seda selgelt või näeme me seda vaid oma tundes selline väärtuspõhine tee. Sa mainisid ka enne oma jutus 2 sõna kodanikuühiskond ja midagi oli seal kohalik, et kohalik kodanik, mul hakkas kuidagi see mängima, et vaata kodanikuühiskond, lähevad seal laiali, vaata organisatsioonid, ühingud, siis ma tundsin nagu selle koha pealt, et aga vaata, mis ei lähe laiali, oled sina ise, on ju. Et kui sina kuidagi ärkad väärtustele, mis on sulle olulised, perekond, elukeskkond, siis see saab aina tugevamaks. See saab aina tugevamaks ja see on ka selline jõud, millega sa lähed sellisest keerukast infotulvast lihtsalt läbi, sest sa tunned, mis on õige, talupoja mõistus või südame hääl, mis on õige, mis on väärtus. Ja selle eest sa seisad ja kui me siis seisame nende indiviididena, kes on jõudnud südamesse, seisame siis koos, ilma et me isegi nii-öelda väga tahtlikult looks uusi ühendusi, vaid me lihtsalt tuleme välja ja me leiame teineteist, nii nagu meie oleme jaanuari, veebruari, märtsi kuuga mina ja Eerik, Elurikas Türi, leidnud nii palju kaasamõtlejaid, lausa loonud sellise kohaliku üksikisikutest koosneva tiimi. Me ei otsinud seda, aga see tekkis, sest meil on väärtused ühised. Et see on see nagu lahendus või kuidagi. Ja, ma olen väga nõus ja minu meelest väärtuste osas on vaja, see on see täiskasvanuks saamise koht minu meelest, et see ei ole mingisugune sõnakõlks, on ju, et inimene päriselt nagu mõtestab enda jaoks kuidagi lahti, et mis siis on need minu nagu tõesti põhiväärtused, 3 põhiväärtust. Ja see võib tulla päris sellisel nagu raskel hetkel võib-olla, et lihtsalt enda jaoks või enda näitel võin rääkida, et oli mõni aasta tagasi päris raske hetk ja mõtledki, et kuidas ma jõudsin sinna, kuhu ma jõudsin ja siis mõtelda pärast, et mis on need minu need põhilised väärtused, ilma milleta ma tegelikult nagu nii-öelda õiges suunas on ju liikuda ei saa. Ja hästi oluline on minu meelest kommunikatsiooni puhul see nagu väärtus, mis sa ütled ja mis sa tegelikult teed. Et kommunikatsiooni põhitõde on see, et sul võib olla kui hea PR-tiim, aga kui sinu tegevused ei lähe kokku sinu sõnumiga, siis see hea PR-tiim sind ka sealt nii-öelda mülkast enam välja ei tõmba, on ju. Et ja võib-olla ongi, et kes tahab mõtelda oma väärtuste peale, et siis mõeldagi, et selline tegevus ja selline tegevus, kumma ma valin. Kusjuures, ja mul sellega tuli üks praktika, mis mul eelmine aasta kuidagi tuli minuni, mida ma olen soovinud jagada. Ma jagan siin esimest korda seda, et vaata, öeldakse, et käsi on meie südame pikendus, on ju. Käsi on südame pikendus. Käega me teretame. Ja meil on 5 näppu. Sa praegu mainisid 3 väärtust, on ju. 3, ma praegu pakun välja, et 5. 5 väärtust. Ja käsi kui sinu südame pikendus, et see, millega sa teretad, see, millega sa teed tööd siin Türil, nüüd paned seemneid mulda kevadel. Paitad oma last või kallimat. Paitad oma last kallimat, täpselt. Et mis on need sinu näppude siis 5 väärtust, millega sa suhestud näiteks teise inimesega, eluga, et sa saad kohe mõelda, okei, esimene, nii. Ja siis sa tead, et selle käega, millega sa teretad, sa annad edasi seda oma essentsi või seda väärtust ja see on minu visiitkaart, see, kes ma olen, mis on mu tõde. Ja selle eest ma julgen ka seista, julgen sellega tulla välja. Väärtusloome, Triin Rumm, väärtusloome on sinu sõna,
mina ei tea, kas sina tulid selle sina panid vist väärtusloome, aga minu jaoks on tähendusloome. Jälle ma eksisin. Aga see on okei. See läksid sujuvalt väärtusloomest edasi, aga see on tähendusloome, jah? Ja. Et võib-olla me saame kuidagi sujuva ülemineku teha, rääkides praegu väärtustest, sellest, mida meil inimestena on võimalik luua. Meil on võimalik luua tähendust ja me kogu aeg ju kõik loomegi tähendusi. Vallavalitsus loob oma tähendust, riik loob oma tähendust, tuulikufirmad loovad oma tähendust, miks meil seda on vaja ja müüvad seda siis, on ju. Et mis see tähendusloome on, kuidas sa selleni jõudsid, kuidas seda rakendada siin praegu? Ei mõista. Jah, mul on siin ka üks hea näide, aga võib-olla ma räägin lihtsalt korraks ka seda, et see tähendusloome justkui 2 ja võib-olla 3 nagu sellist valdkonda põimib omavahel, isegi rohkem. Ütleme, et kommunikatsioon on seal juures, turundus on seal juures, aga rohkem on ta semiootika ja psühholoogia. Semiootika tähendab siis on ju märgiteadust, mida mingisugused märgid tähendavad ja psühholoogia tähendab seda, et kuidas mingisugune märk inimesele mõjub. Jällegi, inimesed on erinevad, märgid või märkide tähendus võib olla inimeste jaoks väga erinev. Aga kommunikatsioon ongi lõpuks ju tegelikult sõna on ju ka mingit tähendust kandev märk ja millest see siis kokku koosneb. Aga kuidas mina selle sõnani jõudsin, et ma kuulsin ühte hästi huvitavat näidet siis kommunikatsiooni valdkonnast, ehk siis on ju avalike suhete näidet ja see näide läheb tagasi ajalukku, et juhtus see siis juba aastal 1927-8 ja selline mees nagu Edward Bernays ja tema on siis sellise avalike suhete tänapäeva mõistes teerajaja ja ta kirjutas siis aastal 1928 raamatu, mille pealkiri on Propaganda ja propaganda Edward Bernaysi jaoks ei tähendanud sellel hetkel mitte midagi sellist nagu negatiivset, et tema mõtestaski seda lahti nii, et see on viis, kuidas siis avalikku arvamust mingis suunas nagu pöörata. Või jah, et avalik arvamus, seesama paat, et me tahame, et see läheb ühes suunas, on ju, et kuidas siis kõik need inimesed sinna paati saada. Ja see üks näide, et tema poole pöördus siis räägid selle näite või? Ja räägi, jah. Et tema poole pöördus siis selline suur korporatsioon nagu American Tobacco ja sellel ajal oli siis nii, et inimesed ei teadnud, et suitsetamine kuidagi meie tervisele kehv on. Aga lihtsalt oli nagu ühiskonnas justkui selline, kas ta see on nagu komme või et naised ei suitsetanud. Mehed suitsetasid, naised ei suitsetanud. Aga see tähendab ju turunduslikus mõttes ja ärilises mõttes väga suurt segmenti klientidest, kes ei ole veel sinu kliendid. Ja siis American Tobacco pöörduski Edward Bernaysi poole ja küsisid, et kas sa oskad siin meile mingisuguse hea kampaania välja mõtelda, et kuidas me ikkagi saaksime siis neid naisi nagu rohkem suitsetama panna. Ja nad koostöös siis Bernaysiga töötasid välja sellise kampaania, et oli siis New Yorgis lihavõtteparaad, 1928 vist, jah. Ja lihavõtteparaad selles mõttes, et hästi palju inimesi oli ümberringi, on ju, fotograafid juba toimetasid, ajalehed olid olemas. Ja siis nad leppisid kokku, et ühel hetkel siis selline kamp naisi läidavad sigaretid ja hakkavad suitsetama. Ja muidugi siis tehti pilti sellest, aga tähendusloome on siis, nagu jõuame sinna, et Edward Bernays nimetas seda sigaretti vabaduse tõrvikuks. Ja alati on ju, et on nagu kommunikatsiooni mõttes on oluline mõista konteksti ja et sellel hetkel kuidagi naised olid juba ennast tundnud niimoodi represseerituna, et naised olid alles saanud tegelikult valimisõiguse Ameerikas, siis ja et justkui nagu see sigaret, mida siis meesterahvas oli nagu sobilik teha, aga naisterahval mitte, et siis kuidagi see tähendus, mis tegelikult kõrvaliselt anti,
Et see nagu selles kontekstis pinnas oli nagu nii nagu sobilik. Et see läks sealt kasvama ja oligi nii, et üha rohkem naisi hakkas suitsetama ja kui me teame, on ju, et alles 60-ndatel hakati rääkima sellest, et see sigaret võib-olla väga tervislik meil ei ole ja noh, ma ei tea, et kui vaba ta ka nagu saab olla, et kui sa oled mingisugusest asjast sõltuvuses. Ja ma ühe asja tahan siia juurde veel öelda, et kui me räägime, et see kõik juhtus New Yorgis. Mis on New Yorgis kõige suurem nagu vabaduse sümbol? Ma ei teagi. Ma aasta tagasi käisin New Yorgis, mõtlesin selgevatel uuesti minna, aga ma praegu seal on mitmeid neid sümboleid. Hoiab tervikut käes. Et New Yorgis vabaduse sammas, mille käes on Statue of Liberty. Kusjuures meil on New Yorgi raamat, eelmine aasta aprillis olime New Yorgis ja ostsime selle raamatu, siis Luna, mu tütar näitab kogu aeg selle Statue of Liberty peale, ütleb emme, see on emme ja ikka veel ta teeb seda aasta hiljem, et see on emme. Et noh, vabadus on väga suur väärtus, on ju. Aga just, et see tõrvik ja et vabaduse tõrvik, et noh, et see ei olnud ilmselgelt nagu kokku sattumus, et ta niimoodi nimetas, vaid et inimesed selles kultuuriruumis, noh, et kuidagi läks sellega kokku, on ju. Jah, väga hea, et sa Herneisi näite tõid jaanuarikuu lõpus meie esimesel Türi rahvaüritusel, mis lõi end nädala ajaga ääretult kiiresti. Üle 90 inimese osales siin samas kultuurimajas ja tegin minagi seal kõne. Mul need paberid veel siiamaani siin vahel. Ma kasutasin neid, kirjutasin kõne valmis enne. Ja ütleme niimoodi, et mul oli piinlik moment, sest üks härra ja mõned naised seal vilistasid mind välja. Ja ma saan seda tunnistada, sest kõik need kohad, kus me justkui ebaõnnestume millegagi, on nii suured kasvuvõimalused. Tegelikult hiljem ta tuli ja vabandas ja ütles, et nad lihtsalt ei teadnud täpselt. Meil oli natuke see kommunikatsioon ürituse osas mitte nii hästi kohe alguses defineeritud, et me hakkame rääkima tuulikutööstustest, lihtsalt me enne loome suuremat pilti. Ja mul on hästi hea meel, et meie vestlusega ka me oleme loonud praegu seda suuremat pilti, seda konteksti, neid raamistikke, et avardada oma mõistmist. Sest kui me jääme ainult tuulikud ja kõik sellega seonduv, siis me ei liigu väljapoole sellesse, mida me tegelikult tahame luua ja kuhu jõuda. On sul mõni mõte praegu? Tundsin, et äkki on? Ei, ma lihtsalt tahtsin seda öelda, et jaa, et minu meelest su kõne seal oli nagu nii huvitav, et ma vaatasin seda sündmust üle veebi ja noh, tõesti, et noh, see on see inimloomus, see koht on ju. Ja pluss on see, et ongi et ootuste juhtimine. Et juba sealt lähebki tegelikult kommunikatsiooniga ka võib-olla metsa poole, et kui lihtsalt need ootused on nagu niivõrd erinevad. Just, sest saalis on ju väga palju erinevat rahvast ja teha siis selline üritus, mis kõnetab erinevat laadi sihtgruppi, mida inimene sealt tuleb otsima. Meil on nüüd 30 minutit vesteldud ja võib-olla 5 minutit veel, siis me oleme 30 peal. Hoiame raami ja piire. Aga sul oli, Kertu, midagi, mis sa tahtsid selle sündmusega veel? Jah, mul on üks selline tsitaatmõte veel, mis avab aprillikuu lõpu sündmust natuke ka ja siis jõuamegi ja võtame kokku, mis seal saama hakkab. Triin on üks siis esinejatest. Jätkame seal diskussioone, aga seda siis nii-öelda arutelu formaadis ja hästi põnevalt plaanime korraldada seda sündmust seekord. Et ma ei taha veel mitte midagi jagada, see jääb üllatuseks. Stiimuli ja reageeringu vahel on ruum. Selles ruumis on meie jõud valida vastus, vastamise toon ja tonaalsus. Meie vastuses on meie kasv ja vabadus. Viktor Frankl, neuroloog ja psühhiaater. Mis ma tahan öelda, et see koostöö ja see aprilli lõpu sündmus tulebki koostöö, avatud dialoog, ka rohekoda, diskussioon ja kuidas seda teha hästi efektiivselt, et siis me saame inimestena teadvustada. Ja seda on vaja endale ka pidevalt meelde tuletada suhetes perekonnaliikmetega näiteks, aga veelgi enam sellises suures teemas, nagu on siis see, mis praegu on lahti rullunud, et me saame valida mitte reageerimist, me saame valida mitte vastandumist, sest see tuleb nii järsku, nii äkki ja kohe nagu tulistad välja endast kohe sellise esmase mõtte, esmase hinnangu, vaid jätta enda sisse ruum, natuke vaadata, oodata, mis teine kõneleb. Kas ma tahan üldse sellel vastata või ma tahan midagi hoopis uut siit luua. Et selle
selle mõtte me toome kindlasti aprilli lõpu sündmusesse kaasa, et oleks sisemist ruumikust nendes diskussioonides ja kommunikatsioonis. Ja ma ei tea, 2 mõtet. See on äge, et sa selle tsitaadi tõid, et ma ei ole lugenud tema raamatut Men's Search for Meaning, aga ma tahan seda lugeda, et see mul nagu, et kindlasti tahaks lugeda. Ja teine asi, et üks selline tsitaat, mida mina kuskil hiljuti mõni aeg tagasi kuulsin, oli selline, et inimesed ei kuula mitte selleks, et mõista, vaid selleks, et vastata. Ja see on meie ühiskonnas tegelikult päris selline nagu suur viga. Ma ju üldistasin, aga et kes siin võib-olla ära tunneb, kindlasti mitte kõik inimesed. Aga miks see tsitaat võib-olla mind ennast mingi hetk kõnetas, oligi see, et okei, et tundsid ise ka ära, et ma ei ole alati niimoodi, et kuulanud selleks, et mõista seda, mida teine inimene ütleb, vaid selleks, et juba mõtled, et mis ma nüüd järgmiseks vastan, on ju. Aga ma arvan, et seal kogu see dialoog pihta hakkabki. Vaata, kui ma oleks pidanud selle tooma oma vestluse algusesse. Praegu nagu tabas mind mõte, et pean sellest mõttest alustama ja kohe rakendama, aga me rakendame siit edasi nüüd minnes. Elurikas Türi Erik Potteri näol on teinud seni kõikidele meie 3 üritusele häälestuse. Esimesed sellised 10 minutit. Ja viimasel sündmusel Paides, kui Järvamaa oli ühiselt koos, tegi ta häälestuse sees 10 sekundit vaikust. Ja ta ütles mulle kodus enne, et ma ei julge rohkem teha. See on liiga imelik, et 10 sekundit ma suudan nagu ära kannatada seal lava peal, et ei hakka veel liiga imelik, sest ta on ka tajunud, et nende häälestuste tegemise ajal, kus ta räägib, et ei ole ükskõik, sest kõik on üks. Ta räägib sõnumit, kõik on üks ja võib-olla veel mitu korda räägib seda, et see päriselt maanduks. Sest vahel ongi, las see traktor läheb mööda siin Türi kesklinna pargist. Ja mõned noormehed tahavad ka sõna saada. Ja et see vaikus on nii ilus ja lihtne kvaliteet ja kas või 10 sekundit oodata. Ja usaldada, et see on piisav, et luua rohkem koostööd ja kuidagi sellises avatuses ja ühenduses teise inimesega. Nii et Triin, mul on väga hea väga hea tervitada sind aprilli lõpus uuesti siin Türil. Praegu sa sõidad tagasi Tallinna. Täna on 2. aprill, lõpetame selle salvestise ja kohtume kuupäeval, mis veel siis selgineb ja oled väga oodatud järgmisele üritusele, kus me liigume siis tuulikute tööstusest pisut edasi, pisut välja, aga eelkõige sissepoole. Seal peitub kuld, seal peitub päris ühendus ja kutsume teisigi eksperte aprilli lõpus Türile ja arutleme teemadel, mis on saanud siin esimese kvartaliga ainest, aga liiguvad edasi siis koostöö, rohujuure liikumise ja organiseerumise teemadel ja suunas. Aitäh sulle, Triin! Ja aitäh kutsumast! Oli huvitav ja kohtumiseni! Ilusat päeva jätku kõigile!